Mis on tegelikult alahinnatud ja mida inimesed ei märka, on Araabia maailma reaktsioon praegustele läbirääkimistele Ameerika Ühendriikide ja Islamivabariigi vahel. Ma jälgin, mida araablased ütlevad ja neil on samad mured nagu Iisraelil. Üha rohkem araablasi ütleb, et me oleme selle kokkuleppe pärast väga mures. Pärsia lahe inimesed ütlevad, et nüüd oleme me haavatavad. Kes hakkab meie julgeoleku eest hoolitsema? Ja mis veelgi tähtsam, nad küsivad, miks meid Iraaniga peetavatest läbirääkimistest välja jäeti. Muide, välja arvatud Katar. 2/3 kõigist tapvatest droonidest ja ballistilistest rakettidest tabavad Pärsia lahe riike. Araabia maailmas on arusaam, et USA on pööranud selja mitte ainult Iisraelile, vaid ka oma traditsioonilistele araabia liitlastele. See on väga halb Ameerika Ühendriikide usaldusväärsusele Lähis-Idas. See on muidugi väga halb ka Iisraeli jaoks. Mis selle juures hea on see, et see loob mingisuguse koalitsiooni Iisraeli ja mõnede laheäärsete riikide vahel, sest neil on selle kokkuleppe suhtes samad mured. Nii et küsimus on, kas kriis loob siin Iisraelile võimaluse?